Nii, ma saan aru, et mulle on nüüd sõna antud, aga ma nüüd alustan sellest, et ma jagan kõigepealt oma ekraani teiega ja vaatame, et ma jagaks ka oma arvutist tulevat heli, et mitu asja korraga. Nii, ja võtame siis siit share. Nii, mõned ikoonid tõstan ka ümber ja loodan, et mu ekraan on nüüd kõigile kenasti näha. Mu slaidid, Kerli saab noogutada sealt, jah, et ma näen õnneks teie pilte ka kõrvalt. Nii, aga tere ka minu poolt. Nagu Kerli ütles, juba tegi väikese minu tutvustamise ise omalt poolt ära, aga et mina olen Piret Lehiste ja oma tegemiste kohta siis nii palju, et olen Haridus- ja Noorteameti digikoolitaja ning digipädevuse rakkerühma liige. Ja minu teiste toredate tegemistega saad soovi korral siis tutvuda, kui lähed sellele veebilingile Linktree /diginipid. Ja tänases töötoas uurime lähemalt veebirakendust Edpuzzle, mille abil on võimalik siis õpetajatel koostada oma õppijatele videoülesandeid või miks mitte lausa videotunde. Ja see keskkond iseenesest ei ole uus, nii palju ütlen ka kohe ära, see loodi juba aastal 2013, kuid alates siis 2021. aastast on rakenduses toimunud mitmeid uuendusi. Toon mõned näited, et nüüdsest on võimalik lisada õppijatel ka audiovastuseid, kui õpetaja seda võimaldab. Saab teha ekraanisalvestusi. On loodud ühendused MS Teamsi ja Google Classroomiga. Saab läbi viia avatud klasse, on võimalik anda õppijatele ülesandeks luua ise teistele videoülesandeid ja nii edasi ja nii edasi. Ja lisaks on siis selles keskkonnas nüüd ka täiesti uus videoredaktor, mis on teinud selle videoülesande koostamise siis ka palju mugavamaks. Ja mina õppisin siis rakenduse neid uusi nüansse just tundma selle õppeaasta alguses ja ma läbisin selleks siis ühe ingliskeelse veebikoolituse, mille nimeks oli Edpuzzle Coach 2022–2023. Seda on kõigil teil ka võimalik inglise keeles veebist leida ja läbi teha. Ja kes seda siis teevad, nad saavad ka sellise toreda õpimärgi, nagu te siin minu slaidil näete, et antakse teile selle eest siis selline väike tõend ka. Ja ma loodan nüüd siis väga, et ma suudan teile sellel koolitusel õpitud tänase töötoa raames ka siis jagada ja kasutan Edpuzzle'i tutvustamiseks taustal ka slaide ja nendele slaididele te saate siis juurdepääsu koolituse lõpus. Ja kui teil tekib töötoa jooksul mingeid sisulisi küsimusi, siis nagu Kerli ütles, vastan siis nendele koolituse lõpu osas. Aga kui tuleb mõni küsimus jooksvalt, siis Kerli ilmselt kogub need lõpuks kokku ja esitab mulle siis, ja kui oskan, siis vastan. Aga nüüd enne, kui me Edpuzzle'i juurde asume, et teid ka natukene paremini tundma õppida, siis ma olen pannud kokku siin 2 küsimust ja need asuvad sellisel veebilehel nagu Menti, nii et kui sa ei ole hetkel juba nutiseadmes seda koolitust jälgimas, et siis võta oma telefon, mine veebilehele menti.com, sisesta see kood, mis sa siin üleval ekraanil näed, 7903 502, 5202, jah, 7903 5202 ja esimene küsimus siis puudutab seda, et kuidas sa seni oma õppijatega seoses õppevideotega toimetanud oled. Et kas te vaatate enamasti ainealaseid videoklippe õppijatega koos klassiruumis või te teete seda pigem nii, et te annate need videod vaadata kodutööna. Ja võib-olla on siin ka selliseid inimesi sellel koolitusel, kes videoklippe õppetöö raames harva kasutavad, et vaatame, kui kirju meie seltskond on. Ja võib-olla teie pääsete juba ka teise küsimuse
juurde. Aga lasen teil siin vaikselt vastata ja vaatame, teine küsimus siis on selline, et kuivõrd tuttavad te olete juba Edpuzzle'i keskkonnaga? Et kas te olete seda keskkonda kasutanud vaid enne 2020-2021 õppeaastat, sest nagu ma ütlesin, see on juba üsna vana keskkond. Kas te olete kasutanud seda peale 2020. aastat ja võib-olla te pole kunagi seda keskkonda kasutanud, et see on teine asi, mis mind huvitab tänase seltskonna osas. Et see esimene valik on siis jah, et ainult enne seda olete kasutanud, et mitte nüüd viimastel aegadel. Nii, no mulle tundub, et ikkagi päris uued inimesed, kes ei ole varasemat kokkupuudet ei oma selle keskkonnaga, et siis ma arvan, et ma olen õiged valikut ja õiged otsused siin teinud, et millest ma plaanin rääkida, et annan ikkagi täieliku ülevaate siis sellest keskkonnast, et ka algajad saaksid hiljem siis hakkama oma toimetamistega. Ja vaatan seda eelmist slaidi ka veel korra, kuna see on ka seotud tänase koolituse sisuga. Et siis enamik praegu siin osalejatest on kasutanud videoklippe selliselt, et te vaatate neid klassiruumis koos õppijatega. Ja 11% on siis kasutanud ka seda võimalust või mitte kasutanud seda võimalust, vaid enamasti annavad neid õppeülesandeid õppijatele kodutööna vaadata. Nii, väga hea, aga eks te hiljem saate teada, miks ma seda küsimust küsisin. Ja kes ei ole siis vastanud, saab veel tegutseda vaikselt ja mulle need lõpptulemused siis ilmuvad ka siia lõpuks Mentimeter keskkonda. Aga vaatame siis nüüd alustuseks seda, et mida see Edpuzzle endast täpsemalt kujutab või kuidas see siis toimib. Et siin esimene slaid siis lühidalt kokkuvõttes ütleb seda, et selleks, et te saaksite neid videoülesandeid või videotunde läbi viima hakata, on teil õpetajana vaja siis esmalt teha endale edpuzzle.com veebilehel õpetajakonto. Seejärel saate te seal keskkonnas valida endale sobiva video, millest või mille põhjal te tahate videoülesande luua, ja siis te pärast seda saate hakata sisestama sinna video sisse oma küsimusi, erinevaid ülesandeid ja võib-olla ka lisada mingeid omapoolseid märkmeid. Kui teie õppijad on videoülesande läbi teinud, siis teil neist jääb järgi ka selline andmete jälg, et te saate siis vaadata, kuidas nad on edenenud, kui paljud vastused on õiged ja millised on suuremad probleemid nendes ülesannetes. Ja lõpuks siis üks viimasemaid uuendusi Edpuzzle'i keskkonnas, et mitte ainult teie õpetajana ei saa neid ülesandeid luua, vaid on võimalik oma õppijatele selline võimalus pakkuda. Et selle üle saate teie ise otsustada. Nii, ja mis on siis selle Edpuzzle'i nii-öelda kõige suuremad plussid? Et siin ma alustaks võib-olla selle näitega, et me õpetajatena, vähemalt mina küll, oleme ilmselt kokku puutunud selliste väljakutsetega nagu õppijate erinev töötempo või nende passiivsus näiteks. Kui ma klassiruumis näitan videot, siis nad lihtsalt passiivselt enamasti vaatavad seda. Või siis õpetajad pahatihti kurdavad selle üle, et on nii-öelda nagu pidev ajapuudus, et ei ole piisavalt aega, et õppekava siis läbida enda aines. Ja Edpuzzle nüüd ma väidan, et aitab teid kõigi kolme mure puhul, et sõltub nüüd, kuidas te siis sellele täpselt lähenema hakkate. Ja siin siis, kui te oma ülesandeid loote ja õppijatega jagate, siis loomulikult on õppijad aktiivselt kaasatud, sest nad ei saa siin lihtsalt seda videot vaadata, vaid nad peavad reaalselt ka iga natukese aja tagant midagi tegema, mõnele küsimusele vastama või see küsimus võib olla ka eri tüüpi küsimus, võib-olla te suunate veel mingisuguse lingiga veel kuskile lisamaterjale uurima, nii et kõike seda on siin võimalik teha. Ja mis veel on oluline, et õppijad saavad seda kõike teha ka iseseisvalt omas tempos, et igaüks valib selle oma aja või koha näiteks, kui te selle kodutööna annate teha,
See tähendab, et vastutus õppimise juures on õppijal, mis on hästi oluline punkt ja loomulikult tänu sellele, et te võib-olla ei vaata siis neid videoid on otseselt seal klassiruumis koos nendega, siis vabaneb teil jällegi see tunni aeg selleks, et tunnis pigem arutleda, teadmisi kinnistada, õppijatega koostööd teha, nii et kõik sellised toredad asjad saate nüüd oma tundi tegelikult tuua selle asemel, et me näiteks veerand tundi ühte videot seal vaatame. Ja kui me selliselt tegutseme, siis loomulikult muutub ka õpetaja roll, et õpetaja ei ole enam see, kes klassi ees seisab ja uut teemat selgitab, vaid õpetaja on pigem seal klassis siis juhendaja ja nii-öelda õpipartner. Nii. Ja nagu ma siis ütlesin, kõik see tegevus algab sellest, et tuleb luua õpetaja konto. Ja siia ma olen siis samm-sammult pannud kirja ja nagu te näete ka nendel slaididel on siis sellised GIF-videod, kus te saate siis samm-sammuliselt vaadata, mis te tegelikult siis tegema peate, kui sellest tekstist siin kõrval jääb väheks, et kui te need slaidid saate, on teil siis iseseisvalt võimalik kogu sellele infole ligi pääseda. Ja õpetajana tuleks siis minna lihtsalt veebilehele edpuzzle.com, otsida sealt ülevalt paremast nurgast siis välja sign up nupp ja seal on siis 2 varianti, et kas seal on öeldud I'm a teacher või I'm a student, et teie valite siis I'm a teacher ja minu soovitus on nüüd, et te sisenete sinna, kui te seda tahate tõesti oma õppijatega tulevikus kasutama hakata ja näiteks teil on koolis kasutuses ka MS Teams või Google Classroomi platvorme, et siis sellisel juhul sisenege kohe oma kooli e-posti aadressiga, ühendage need omavahel Edpuzzle ja kooli e-posti aadresse ja lisage siis seejärel on natuke seal infot vaja sisestada, et mis on teie kooli nimi ja mis klasse te õpetate ja millisesse ainevaldkonda te kuulute. Ja seejärel, kui see on tehtud, siis tuleb kindlasti minna oma kirjakasti, sellesse samasse kooli meilikasti ja kinnitada seal oma konto. Teile saadetakse siis kirjakasti Edpuzzle'i poolt üks link, selleks, et te siis tõendate ära, et teie olite tõesti see, kes seda kontot looma hakkas. Kui te seda ei tee, siis teil ei ole võimalik ka mingisuguseid ülesandeid seal looma hakata, nii et see samm tuleks kindlasti ära teha. Nii, et see oli siis nüüd jutt sellest, et kuidas oma konto luua, mismoodi nüüd õppijad siia ligi saavad, sellest räägime ka mõne aja pärast, et siin on mitu varianti, kus õppijal ei ole vaja eraldi minna omale kontot looma, vaid õpetaja saab teda selles osas aidata või siis õpetaja kasutab hoopis sellist varianti, kus õppijad ei loogi mingisugust kontot ega mingisugust ühendust, aga saavad siiski teie videoülesannetele ligi, et nendega siis tutvume ka mõne aja pärast. Nii, ja kui me nüüd siis oleme sinna konto loonud, ma hüppan siit siis korraks välja ja näitan, et kui te siis olete siia sisenenud sellesse keskkonda, siis näeb pilt välja selline. Et see on siis see kasutajaliides, mis te siin näete. See on küll kahjuks siin inglisekeelne, et ei ole eesti keelde võimalik seda panna, aga siin on siis hästi lihtne pilt. Te satute esialgu siis sellisele alale nagu Discover, kust on võimalik siis hakata otsima endale sobivat videot. Ja siin on, näete, üks selline sinine nupp, Add Content, et see on siis teine oluline koht, kus te saate siis ise videoga üles laadida või salvestada oma video või siis siit määrata õppijatele mingisugune projekt. Siin on teie enda kontoseaded, siit saate ka kontolt pärast välja logida. Nii et sellised olulised asjad siit esialgu siis teile näha. Ja siin vasakul pool näete te siis selliseid alasid nagu My Content, siin asuvad siis kõik teie loodud videod või need, mis te siis olete siia keskkonda üles laadinud näiteks. Siis on siin, siia notificationite alla ilmuvad erinevad märguanded näiteks, et mingisugune õppija on ülesande ära lahendanud või teil on vaja veel mõned vastused üle vaadata näiteks ja hinnata midagi. My Network, see tähendab, et siin on teie enda võrgustik, võib-olla teie oma kooli teised õpetajad, kes on ka Edpuzzle'isse konto teinud ja ka kooli nimeks selle sama nime valinud, mis teiegi. Ja siis siin on teie klassid, et te saate neid siia erinevaid luua ja mingil hetkel, kui see klass siis enam ei tegutse, saate need ka arhiveerida. Nii et nii palju alustuseks siis sellest kasutajaliidese pildist.
aga vaatame, mis mul siit slaididelt järgmiseks tuleb. Et tulebki nüüd see, et kuidas valida endale siis sobiv video. Et selleks, et seda video ülesannet koostama hakata, tuleb kõigepealt video välja otsida. Ja nagu ma juba põgusalt mainisin, siin on kokku 4 erinevat võimalust, kuidas siis videot leida või saada. Et üks variant on nüüd selline, et kui te olete mõnel teisel platvormil, näiteks Canvas, võib-olla Adobe Express keskkonnas, võib-olla keskkonnas Flip, te olete juba varasemalt mingisuguseid videoid loonud, siis võib-olla te olete need sealt keskkonnast endale alla laadinud arvutisse ja nüüd on teil võimalik ise see enda loodud video siia ka üles laadida. Ja selleks siis vajutate lihtsalt upload video nuppu. Ja lihtsalt meeles on vaja pidada siis seda, et see faili maksimaalne suurus on 1 gigabait. Suuremat faili ta siia üles laadida ei luba, et see on hästi oluline jälgida siis seda oma video suurust. Ja seda ma kahjuks teile siin nüüd ette näitama ei hakka, et kuidas see video üleslaadimine käib, kuna see võtab natuke rohkem aega, et kui te selle video üles laadite, siis ikkagi mõned minutid peate ootama, kuni ta seda siia salvestab. Teine variant on luua siin keskkonnas enda ekraanisalvestus, nagu mingis teises keskkonnas, millega võib-olla teil on varasem kokkupuude, et kes on loonud videoid Screencastify abil, kes on loonud Screencast-O-Matic abil, kes kasutab võib-olla ekraanisalvestajana Loom keskkonda, nii et neid variante on hästi palju ja siis siin on täpselt sarnane võimalus, samasugune võimalus, et saate siis jagada kas oma ühte vahelehte, näiteks veebibrauseris, või näitate kogu töölaual toimuvat või näitate ainult seda, mis teie veebikaamerast näha on. Ja see ekraanisalvestus, keda huvitab, siis saab olla maksimaalselt lausa 2 tundi pikk. Nii et nii pikka ekraanisalvestust on teil võimalik siis siin Edpuzzle keskkonnas luua. Kolmas võimalus on kasutada teiste õpetajate poolt üles laaditud videosid, mis teil siis siin leitavad on. Otsite näiteks mingisuguse märksõna kaudu, mõni teine õpetaja on selle video üles laadinud. Teil on võimalik ka neid videosid kasutada. Ja 4. kõige suurema hulgaga videote siis nii-öelda valik tuleb teil loomulikult YouTube'ist. Ja siin on siis selline lugu, et Edpuzzle'i koostöö YouTube'iga võimaldab teil kasutada rakenduses YouTube'i videosid ilma, et te peaksite muretsema autoriõiguste pärast, kuna tegemist on õppeotstarbelise kasutusega, aga tähelepanu tuleks pöörata sellele, kes on videojagaja. Et kas see on autor ise, kas see on mingisugune organisatsioon või on see keegi suvaline isik, sest et kui nüüd see suvaline isik on mingisuguse video YouTube'i üles laadinud ilma autori nõusolekuta, et siis tuleb valmis olla selleks, et kui YouTube sellest teada saab, eks ole, siis see eemaldatakse ka Edpuzzle'ist. Nii et minu soovitus on valida sellised kanalid, mis on nii-öelda ametlikud organisatsioonide kanalid. Te teate, kes nende taga on ja et need videod, mis seal platvormi või selles kanalis asuvad YouTube'is, et need on tõesti nende enda loodud videod, mis nad on avalikult siis YouTube'i riputanud. Nii et sellised võimalused teil on. Ja vaatame korraga järgmise slaidi ära ja siis lähme sinna keskkonda ja katsetame läbi ka. Et kui me siis hakkame siin Discover lehel, mis teile kohe ilmub, kui te kontole sisse logite, hakkame siin siis nüüd otsingut sooritama, siis nagu ma ütlesin siin My Content all, seal on kõik teie poolt salvestatud ja muudetud videod, siis see sinine nupp tähendab seda, et sealt saate üles laadida oma video või teha ekraani salvestuse, aga seal oli ka nupp, et te saaksite otsingut hakata sooritama. Siin on otsingukast, siin kohe üleval ääres. Ja siit saate siis veel otsingut täpsustada, et saate kasutada mingit konkreetset õppeainet või otsida klassi selle vanuseastme järgi, riigi järgi ja midagi sellist. Ja nüüd, mida meil eestlastel kahjuks, kui me Edpuzzle'isse sisse logime, mida meil ei ole, on see, mis ma siin sinise kastiga olen ääristanud, Edpuzzle Originals, millest on omamoodi kahju, kuna need on nüüd tõesti tehtud siis Edpuzzle'i oma meeskonna poolt, vastavad siis Ameerika Ühendriikides läbitavale õppekavale
peale ja on sellised kenad või noh, mis kenad, jah, asjalikud sellised õppevideod, mida saavad siis teiste riikide, noh, nii ütleme Ameerika Ühendriikide inimesed ja ka mõnest teisest välisriigist pärit inimesed saavad kasutada, aga nad ei ole veel laienenud Eestisse, nii et meile hetkel nad kättesaadavad ei ole. Nii, ja lähen siis nüüd siia keskkonda tagasi ja vaatame siis, millest ma just rääkisin. Nii et siin on nüüd see otsingukast, kuhu te saate sisestada siis kas märksõna või konkreetse YouTube'i videolinki, mille te olete juba välja otsinud ja saate sooritada oma otsingu selliselt. Aga kui te praegu vaatate, et mida ta mulle hetkel näitab, et siis siit vaatate nimede järgi, võib-olla ka päris mitmed tuttavad haridustehnoloogid on siin varasemalt oma videosid loonud, et need on sellised videod, mis nad on siis avalikult siia välja pannud, nendele on kõigil juurdepääs ja ta teab, et ma praegu olen siia sisse loginud Eestist ja seetõttu pakubki mulle esmalt eestlaste tehtud videoülesandeid. Ja kui ma nüüd veel läheksin siia My School alla ja kui minu koolist oleks veel siin õpetajaid, kes on pannud selle kooli nime, siis ma näeksin ka oma kooli teiste õpetajate loodud videoülesandeid ja niimoodi on tore näiteks teha omavahel koostööd, et saame omavahel neid õppematerjale jagada. Ja kui ma siis veel vajutan siit YouTube, siis ma ei pea eraldi minema uues aknas avama YouTube'i, vaid ma saan siinsamas sees kohe sooritada siis selle märksõna otsingu ja ta otsibki mulle ainult YouTube'ist. Ja ta pakub, näete siin teile ka veel erinevaid selliseid kuulsamaid õppevideote kanaleid. Et te olete ilmselt kuulnud sellisest kanalist nagu Khan Academy või National Geographic. Crash Course on üks väga tuntud õppevideote kanal, TED Talks, et siit niimoodi saab ka kiiresti leida, et ma võtan näiteks National Geographic ja näete ainult need videod, mis siin siis näha ongi kõik sealt kanalilt pärit. Nii et sellisel moel on võimalik oma otsingut natukene täpsustada. Nii, ja ma vaatan, mis ma siia juurde veel. Näiteks paneme siia praegu, jätame YouTube, aga ma kirjutan siia üles näiteks sellise kanali, nagu ma tean, mis on praegu hästi palju häid videosid tootmas ja tegemist on siis sellise kanaliga nagu videoõps. Ja kui ma nüüd siia kirjutangi lihtsalt videoõps ja võtan siit nüüd YouTube, siis näete, ta pakubki mulle ainult videoõpsi poolt üles laaditud siis erinevaid õppevideosid erinevateks õppeaineteks. Nii et ei pea ma siia eraldi YouTube'i aknasse minema, kuigi ma saan seda teha, et kui ma lähen lihtsalt YouTube'i otsima, kirjutan siia videoõpse, siis tasub kindlasti minna kohe sellele konkreetsele kanalile, valin siit selle videoõps praegu ja mis ma siit teile näidata soovisin on see, et siin on vaja eristada, et mis asi on videos ja mis asi on playlists. Et kui ma vajutan ainult siia videos peale, siis ma saan lihtsalt kõik videoõpsi poolt üles laaditud siis tagurpidi kronoloogilises järjekorras kõik nende videod, et siin viimane on näiteks 3 päeva tagasi, eks ole, üles riputatud, aga kui te olete mingi konkreetse aineõpetaja ja te otsite näiteks ainult füüsikaga seotud videosid, et siis soovitan ma teil vajutada siin all playlists ja siin playlistsi juures on nad eraldi pannud kõik oma videod siis konkreetsete õppeainete alla, et näiteks füüsika, bioloogia, geograafia ja kui ma siit võtan näiteks view full playlist, siis on mul kohe hea ülevaade, mis teemadel siin siis füüsikast videosid saadaval on. Et see on nagu selline mõnusam viis otsida, et seda võimalust teil võib-olla siin Edpuzzle'is siis niimoodi hästi välja ei tule. Nii et vahetevahel on mõistlik minna ka YouTube'i vaatama, mis seal tegelikult veel pakkuda on. Nii, aga nüüd lähen oma esitlusse korraks veel tagasi, sellepärast, et ma tahtsin veel näidata teile mõndasid selliseid keskkondi või kanaleid, siis eelkõige on need siin YouTube'i kanalid, kust on võimalik leida siis kvaliteetset videosisu. Et olen pannud siia slaidile nii eesti kui ingliskeelsed kanalid
ja videoõpsist juba rääkisin, aga videoõpsi platvormi taga on siis selline tegija nagu Kristo Siig ja kui te tema nime otsite YouTube'is, siis te jõuate ka tema juba mitmeid aastaid on ta loonud YouTube'is erinevaid ajalooteemalisi õppevideosid, nii et saate need ka sealt leida, sest neid videoõpsi all praegu saadaval ei ole. Ja kui ma veel siis tegin sellist uurimistööd natuke siin erinevate videokanalite osas, et siis ma leidsin Tartu Ülikooli teaduskooli all on väga palju vahvaid videosid, mida kasutada nii põhikooli kui gümnaasiumi õppijatega. Tallinna Ülikooli 1 minuti loengud näiteks on sellised parajad oma selle pikkuse poolest, et 2-3 minutit sellised head kompaktsed videod võib-olla selleks, et mingisugune tunni teema sisse juhatada. E-külalistundide kanalist leiate väga palju asjalikku materjali. Veel tooksin välja Mondo maailmakooli materjalide ja minu üllatuseks, millest ma ei olnud üldse varasemalt kuulnud, aga kust ma leidsin väga palju toredaid videosid, oli sihtasutus Noored teaduses ja ettevõtluses. Kas seal on väga palju, mida kasutada loodusainetes ja selliseid lühikesi, aga väga ülevaatlikke videoklippe. Ja keda huvitavad kõik sellised infokirjaoskuse ja meediapädevusega seotud teemad, erinevad esinejad, et siis soovitan piiluda ka Diana Poudeli kanalisse, et tema on teinud juba mitmeid aastaid eelkõige küll gümnaasiumi õppijatele selliseid õppevideosid, aga sealt leiab ka materjale põhikooli jaoks. Ja inglise keele osas või ingliskeelsete nende kanalite osas, see nimekiri on tegelikult lõputu, aga ma lisasin siia enda sellised suurimad lemmikud, sellised, kus ma aeg-ajalt käin ja ise ka midagi uut juurde õpin. Et siin on Khan Academy alt te leiate väga erinevate ainete jaoks videosid, kuigi seal võib-olla suurem rõhuasetus on matemaatikal ja füüsikal ja sellistel loodusainetele. Aga loodusainete õpetajatele veel National Geographic ja konkreetselt lastele on siis Nat Geo Kids, see kanal loodud ajaloo õppimiseks History Channel või Simple History, siis inglise keele õpetajatel kindlasti tasub uurida seda British Council Learn English, et on see siis kids või teens või mis iganes te sealt valite selle lõpu, et neid on väga erinevaid. Aga mul on teile nüüd palve ka, et kuna siin minu nimekirjas ei ole ju lõplik nimekiri, et tegelikult YouTube on selline lõputu maailm, kust kindlasti olete te ise juba varasemalt leidnud ja teil on oma lemmikkanalid, et kes vähegi viitsib ja tahab, et olge head ja lisage võib-olla mõned enda lemmikkanalid ka sinna Zoomi chati alale, et teised saavad jällegi omakorda teie käest midagi õppida, et kust oled näiteks sina oma ainetundidesse häid videoid leidnud, et võib-olla leiame kõik midagi enda jaoks toredat, aga kui sa nüüd tahad, sa võid ka mainida siit nende seast, mis mina olen välja toonud, et kas sa oled näiteks oma ainetundides ka ise mõnda nendest varasemalt kasutanud, sest need on tõesti sellised õppeotstarbelised kanalid. Nii, et pange oma head mõtted kirja ja saame niimoodi kõik koos ühiselt midagi uut juurde õppida. Aga mis siis nüüd teha, kui ma leian selle sobiva video, leian selle lingi, võib-olla leian selle sealt keskkonnast kohe märksõna abile, et siis on siin välja mul toodud 2 olulist nuppu, et mis valikud teil nüüd on, et ta avab selle video teile siis seal Edpuzzle'i aknas ja te saate siis vajutada kas copy või edit ja mis nende erinevus on see, et kui te copy klõpsate, siis see läheb lihtsalt lisatakse teie kausta, sinna videote kausta, aga teil ei ole praegu aega sellega tegeleda, et ei taha hetkel veel ühtegi videoülesannet otseselt looma hakata. Nii et sellisel juhul tasub need head leiud sinna panna, aga te veel hetkel midagi muutma ei hakka. Ja kui nüüd edit siis vajutate, siis on võimalik lihtsalt kohe asuda siis oma videoülesannet ka looma. Nii et selline väike nüanss juures. Ja siin 2 vahele on veel selline nupp nagu assign. Näiteks te leiate mõne valmis videoülesande, mis teile täielikult sobib. Absoluutselt hea video kohe oma õppijatega kasutada, et siis ei ole vaja midagi muuta
piisab sellest, kui vajutate lihtsalt määra õppijatele ülesandeks ja saate lisada järgmised detailid. Aga nüüd üks asi, mis me peame veel selgeks rääkima, enne kui me siin siis neid ülesandeid looma hakkame, on see, et kui te oma konto loote seal, siis tasuta konto on esialgu meil siis automaatselt kõigile, aga soovi korral on võimalik siis minna ka tasulisele kontole üle. Siis tasuta kontoga on teil seal My Content kaustas võimalik hoida maksimaalselt 20 videot. Ja? Et 20 on see maksimum, mis meile kõigile esialgu antakse. Ja siin pidage meeles siis veel seda, et assignments ehk need ülesanded, mis te video põhjal õppijatele annate, need ei lähe arvestusse. Et te näiteks saadate mingisuguse ülesande õppijatele, te võite neid ülesandeid erinevaid määrata erinevatele klassidele, et siis seda ei mõelda nende 20 video all, vaid ainult neid, mis on reaalselt teil nüüd siis erinevad videoülesanded. Ja et see teid nüüd väga kurvaks ei teeks, et 20, et ma ei saagi neid väga palju teha, et on õpetajaid, kellel tegelikult on seal võib-olla isegi lausa 100 videot seal riiulis, aga nad on ikkagi tasuta kontoga tegutsemas. Ja võt siin on üks nipp, mida siis nüüd teie saate oma koolis võib-olla kasutada, on see, et te kõik saate endale, kui te konto loote, lähen siia siis näitama teile seda, et kui te konto loote, siis oma selle avatari peal, kui klikite, siis näete, siin on selline nupp Refer to Earn Space. Ja võt see on nüüd selline nipp, et kui te siia siis vajutate, siis tekib teile, te saate siit vajutada seda Invite Teacher nuppu ja te saate oma sellise referral koodi. Ja kui te kellelegi selle koodi annate ja tema selle peale klikib ja läheb läbi selle lingi endale kontot tegema Edpuzzle'i keskkonda, siis saate nii teie kui ka tema lisaks 20 videole 3 tükki kohe automaatselt juurde. Nii et mina lisan teile täna näiteks ka oma selle referral koodi sinna esitluse lõppu ja kui te siis lähete kontot tegema nii, et te vajutate selle minu lingi peale, siis teile tuleb ka kohe automaatselt 23 videot ja mina saan 3 tükki juurde iga inimese pealt, kes siis seda linki vajutab. Nii et kutsuge oma kolleegid ka sinna keskkonda ja sel moel kasvatate oma maksimaalsete videote hulka ja see on selline hea võimalus suurendada. Teine variant on lihtsalt see, et te kustutate ühel hetkel mõne ülesande ja teete selle siis mingisugusel teisel hetkel, kui vajadus tuleb lihtsalt uuesti. Et muud varianti ja siin hetkel ei ole. Ja kui teil siis on siin nüüd see My Content koos oma erinevate videotega, siis ütlen veel siinkohal ära, et teil on võimalik ka siin tekitada selliseid kaustasid, et nad ei oleks niimoodi kõik siin ühes reas, et neid võib siia ju ühel hetkel tekkida päris palju, et siis saate ka tekitada kaustasid, vajutades seda nuppu pluss Add Folder. Ja kui ma siia vajutan ja näiteks kirjutan siia Eesti ja panen kirjeldusse eestikeelsed videod, siis ma saangi endale juurde teise kausta. Üks on mul ingliskeelsed videod ja teine on eestikeelsed videod. Ja kui ma mõnda videot nüüd tahan siia kausta lisada, siis näete igal videol on siin siis kõrval selline kastike, tühi kastike. Kui ma siia linnukese teen, siis ilmuvad alla äärde erinevad variandid. Ja ma saan siit valida nüüd Move to Folder, liiguta konkreetsesse kausta ja nüüd ma valin Eesti ja panen Move. Ja hüppaski see video nüüd mulle siia sellesse konkreetsesse Eesti kausta. Näete, on täitsa olemas siin. Ja? Nii et sellisel moel on teil siis võimalik siin ka kaustadesse organiseerida oma ülesandeid. Nii, vaatame edasi. Kas mul tuli siit ka midagi olulist? Ahah, võt nüüd. Jah, räägime nüüd sellest Chrome'i laiendist. Et nagu ma ütlesin, üks variant siis, et kui te üles ei laadi videot ise,
või te ei leia seda YouTube'ist, vaid tahate oma ekraanisalvestust teha, siis selleks on teil vaja endale Chrome'i veebipoest hankida spetsiaalne laiend. Ja selle laiendi leidmist ma kohe teile näitan ka, aga selle abil on siis teil võimalik salvestada kas seda brauseri aknas toimuvat või töölaual toimuvat või ainult veebikaamera pilti ja samamoodi nagu ka kõiki teisi videoid on teil võimalik siis natukene lõigata algusest või lõpust või keskelt ja seejärel hakata samamoodi sinna külge lisama erinevaid küsimusi, nii et muud keerulist ei olegi. Ja vaadake siin selline kollane nupp, mis te siin näete, Edit with Edpuzzle. Kui te selle Chrome'i laiendi endale lisate siis veebibrauserisse, siis kui te YouTube'i lähete, siis iga video all on teil ka olemas nüüd selline nupp ja saate kiiresti, kui leiate tulevikus mõne hea video, mida tahaks video ülesandeks muuta, siis vajutate seda nuppu ja saategi kiiresti kohe hakata video ülesannet looma. Nii, ja vaatame siis, kuidas see käib. Selle lingi, kus te selle Chrome'i brauserist endale selle laiendi saate, selle olen ka listanud teile esitluse lõppu viimasele slaidile. Aga põhimõtteliselt lähete lihtsalt chrome.google.com/webstore, kirjutate siia Edpuzzle, et see on see täiesti tavaline märksõna ja näete, siin ta juba siis on. Teete selle lahti ja siia teile ilmub siis selline sinine nupuke, kus on öeldud, et lisa see endale Chrome'i. Minul ta juba on Chrome'i lisatud, et siis mina saan ta lihtsalt eemaldada siit kaudu, aga teie lihtsalt lisate siis. Ja kui te olete selle sammu ära teinud, siis on teil veel vaja siin veebibrauseris siin üleval paremal nurgas, kus te näete sellist pusle tükikese pilti ja siia on kirjutatud laiendused, et siis on kindlasti vaja minna ja see Edpuzzle'i see nööpnõel sisse vajutada. Te peate selle sisse lülitama, et ta läheks sellist sinist värvi, et näete, mul on praegu sinine ainult see Edpuzzle ja siis ID allkirja andmise asjad, eks ole siin. Nii et vaadake, et see oleks sisse lülitatud ja kui see on, siis ilmub teile see Edpuzzle'i logo siia samasse kõrvale ja nüüd ei olegi muud, kui te vajutate siit seda nuppu, näiteks te tahate hakata oma ekraanisalvestust tegema, olete õigel leheküljel juba, vajutate selle peale ja ma kahtlustan, et ta nüüd ei taha mulle seda lihtsalt praegu teha seetõttu, et ma olen juba selle kaameraga siin Zoomi kõnes. Aga kui siia vajutada, nüüd tuli, et siis on teil valik. Kas see tab, kui te valite, siis see tähendab, et ta hakkab salvestama ainult seda konkreetses aknas olevat tegutsemist, mis te teete. Näiteks teil on siin mingisugused slaidid ja siis hakkate nende slaidide juurde veel oma juttu lisama. Kas te tahate desktop, tähendab seda, et te tahate salvestada kõike, mis teil ekraanil toimub, igal pool siin ka töölauale. Ja camera only oleks siis, kui te tahate ainult ennast kaamerast näidata ja rääkida midagi õppijatele. Nii et ka selle variandi saate valida, lubate juurdepääsu mikrofonile ja kaamerale ja vajutategi ainult start recording nuppu. Nii et muud siin otseselt ei olegi. Ja kuna ma seda teile siin videokõne ajal näidata ei saa, et siis kõik, kes te siis lähete hiljem siia slaidi esitlusse, see sama väike videoke näitabki teile samm-sammuliselt, mis te siis tegema peate ja mis teile ekraanile ilmub siis pärast seda start recording. Näete, siia tulevad veel sellised nupud, kus te siis saate hiljem ka video salvestuse lõpetada. Ja pärast seda saate te siis lisada videole pealkirja, lõigata seda videot, saate valida sellise väikese pildikese oma video juurde, mis siis on kohe sealt töölaualt leitav. Saate otsustada, kas see video on avalik, kõigile nähtav või privaatne. See tähendab tegelikult salajane, et kui te oma õppijatele jagate, siis nemad ikka näevad, aga teistel ei ole võimalik seda sealt keskkonnast otsida. Ja siis vajutate veel upload video ja ongi ta teile My Content kausta siis üles laaditud. Ja seejärel hakkate küsimusi lisama. Nii, ja nüüd on mul siin üks näide lihtsalt, et kes ei ole varasemalt näinud ühtegi Edpuzzle'i ülesannet, et teie ei pea nüüd otseselt midagi tegema, aga ma panin siia ühe NB tähelepanu sellise kommentaari. Et kui te jagate tulevikus õppijatega mingisuguseid neid selliseid linke, nagu mina siin olen pannud, et siis selleks, et nutiseadmes
ühte videoülesannet lahendada, selleks peab õppijatel olema eelnevalt alla laaditud äpp, Edpuzzle'i äpp õppijatele. Ta nimi ongi kohe Edpuzzle for Students ja selle leiab nii App Store'ist kui Google Play kauplusest, et on saadaval nii iOS kui Android seadmetele, aga ma ütleks ise juurde, kuna ma olen nüüd seda äppi ka kasutanud, et ta oli natukene aeglane, võttis aega ja kes on närvilisem kasutaja, võib-olla ei saa aru, et ta peab veel ootama enne, kui järgmine küsimus talle ette visatakse, et mugavam on siiski tegutseda laua või sülearvutis. Et siis teil on lihtsalt tavaline veebibrauser, kus avanevad need videoülesanded. Aga nutitelefonist jah, ta kohe annab teile teate ekraanile, et selleks, et seda videot vaadata, peate endale äpi tõmbama. Aga mul on siis siin tehtud selliselt üks video teile ligipääsetavaks. Vanamehe multikast tegelased ja siis loodusveebi reklaamiga on tegelikult tegemist loodusveeb.ee ja põhimõtteliselt siis avanebki õppijatele selline vaade ja kui ma siis vajutan siit alt play, no siis hakkab see video siin päris valjusti mängima, aga lähme võib-olla siis esimese küsimuseni. Vau, metsas on ikka nii ilus. Jaa, Priidik, meie loodus on meie rikkus. Mis loomad siin metsas elavad, vanaisa? Nii, ja nüüd olen mina õpetajana otsustanud, et selle koha peale tuleb siis nüüd üks küsimus ja ma küsin ka, mis loomad sinu arvates selles metsas elavad ja siin on nüüd siis selline võimalus, et kui ma õpetajana luban õppijal vastata ka suuliselt, mitte kirjalikult, siis on temal võimalik minna ja siit siis mikrofoni märgist vajutada ja oma vastust sisse lugeda ja siis vajutada submit. Aga praegu sellisel moel saan ma lihtsalt siin skippida ehk vahele jätta kõik need küsimused lihtsalt, et teile näidata, et mis siin keskkonnas teha võimalik on. Igast mutid ja kutid ja põrsad, põhilised põrsad. Vanaisa, aga mis need on? Nii, ja mina jälle küsin õppijatelt, mis sina arvad, mis marjadega siin tegu on. Nii et selline näeb üks videoülesanne välja, kui õppija siia siis ligi pääseb ja te ootate talt siis mingisugust ülesande lahendamist. Nii, teise näite panin ka, seda võite siis hiljem kodus uurida, et mis seal taga peidus on. See on üks väiksematele õppijatele selline videoülesanne, kus räägitakse värvide muutumisest, et kui me vaatame mingisugust pilti, et miks, kui me väga pingsalt seda pilti vaatame, miks siis värvid mõne aja pärast muutuvad. Ja nüüd hakkame siis ise ühte videoülesannet looma, et ma proovin seda siis teie ees teha ja ma olen selleks valinud ühe Tallinna Ülikooli 1 minuti loengu putukate olulisusest. Ja kuidas see asi siis käib? Ma lähen siis esimesena ja valin siit add content ja discover video content. Ja nüüd, kuna mul on välja otsitud juba see link, siis ma panen selle YouTube'i jagamislingi siis siia samasse otsingukasti, vajutan enter ja siin ta on. Video pikkus hetkel on 1 minut ja 59 sekundit ja siit niimoodi saan ma teda siis ka vaatama hakata. Kas vajutan siit play võin lihtsalt igaks juhuks läbi vaadata ja siin on teda hea vaadata, sest ei visata reklaame teile sisse, ei algusesse ega kuskile keskele, et saate niimoodi toimetada kenasti. Siit ülevalt tasub mõelda ka videole võib-olla mingi parem ja kompaktsem pealkiri, aga nüüd siin on teil siis 3 erinevat valikut. Teil on kõigepealt võimalik iga videot, millega te tööle hakkate, on võimalik lõigata. See tähendab, et aeg-ajalt võib-olla mõni video algab liiga pikalt ja see ei ole see osa, mis te tahaksite, et õppijad oma aega selle peale raiskavad. Et siis on teil võimalik siit iga video algusest mingisuguse jupi saate nii-öelda saate vaadata, et kas see on nüüd see koht, kust ma tahaksin, et mu video algaks. Ja siis täpselt lohistate lihtsalt hiirega nii kaugele, kui endal soovi on. Ja lõpust on võimalik seda täpselt seda sama teha. Et ma saan ka siit lõpust tulla ja hakata seda lõpuosa niimoodi lihtsalt venitama nii palju, kui mulle tundub, näete ülevalt videost näete, kus maani umbes siis on. Ja kui siit kohast võiks nüüd video ära lõppeda, siis ma siia ta niimoodi jätangi. Ja kui ma leian mõne sellise jupi videost, mis oleks vaja ka keskelt eemaldada, ka see on võimalik, et seda mõned aastad tagasi veel teha ei saanud, sai ainult algust ja lõppu nii-öelda
lühendada. Aga lihtsalt ühes konkreetses kohas, vaadake ise kõigepealt need minutid ja sekundid täpselt välja, eks ole, et kust kohas see lõik algab, mida te viskaksite sealt veel videost välja ja lihtsalt klikite, see must joon ongi see koht, siin siis näitab praegu 21 sekundit, et selle koha pealt ma tahaksin näiteks mingisuguse jupi välja visata, ma vajutan siia add cut ja nüüd on mul võimalik siit omakorda veel üks lõik välja võtta just täpselt sinna maani näiteks, kuni see kõneleja siin rääkima hakkab, et see on selline täppistöö, et saate sellisel moel iga videot siis lõigata. Et see on üks variant. Nii, siis mis asi on voiceover? Voiceover on selline võimalus, mida te kahjuks ei saa kasutada sellisel juhul, kui te YouTube'i võtate video YouTube'ist. Et seda saab teha ainult enda üleslaaditud videote puhul ja ainult enda ekraanisalvestuste puhul, et see on nüüd siis seotud autoriõigustega, et ei ole lubatud teil selline asi, et te võtate ühe YouTube'i video ja siis räägite selle peale oma teksti, et eemaldatakse nii-öelda see originaaltekst ja teie räägite siis oma teksti peale. Aga on siis võimalik minna ja salvestada, aga näete, kohe ütlebki mulle siia, kuna tegemist on YouTube'i videoga, siis vabandust, aga selline tegevus on YouTube'i reeglitega vastuolus, nii et ma ei saagi tegelikult seda siin niimoodi teha. Nii, ja siis lähen küsimuste juurde ja küsimusi on siin võimalik lisada siis 2 tüüpi. Need võivad olla valikvastustega küsimused või siis avatud vastustega küsimused. Ja lisaks on veel selline võimalus, et ma saan panna siis selliseid lisamärkmeid. Need võivad olla mingi pildid, võib-olla lingid väljapoole Edpuzzle'it selleks, et õppija läheks veel ja loeks midagi või teeks veel mingisuguseid lisaülesandeid või siis te salvestate lausa oma audioklipi sinna vahele, et õppijad kuulevad veel seda, enne kui nad saavad videos edasi liikuda. Ja kui ma nüüd otsustan, et näiteks ma tahaksin pannagi esimese küsimuse siis avatud vastusega ja olen küsimuseks välja mõelnud, et milline on sinu arvates putukate tähtsus ja milleks neid vaja on. Ja ma tean, et see küsimus peab olema sellises kohas nagu umbes 0006. Nii, siis ma viin selle punkti täpselt selle koha peale videos, kus ma tahan, et küsimus läheks. Siin ma saan otsustada, et kas ma luban ka siis need audiovastused, ma lülitan selle nupu lihtsalt sisse, siis see tähendab, et õppija ei pea trükkima vastust, vaid ta saab kasutada ka võimalust suuliselt vastata. Ja kui on pikk küsimus, siis ma kindlasti seda võimaldaks. Ja seejärel vajutan lihtsalt save. Nii, esimene küsimus on meil paigas ja et järgmist küsimust lisada, vajutan continue. Nii, ja video mängib edasi, aga selle saab siis kinni siit panna. Ja ma otsustasin, et ma panen veel ka siis järgmise küsimuse näiteks 0025 sekundit. Nimeta 2-3 putukat, kes tolmeldavad taimi ja viin selle jälle siis õigesse kohta. Võite hiljem ka üle kontrollida, kõike seda saab ka hiljem muuta. Siin ma enam siis avatud vastust või sellist suulist vastust ei luba, vaid tahan, et ta päriselt need putukate nimed kirja paneks ja vajutan jällegi save. Nii, ja on võimalik ka ühte ja samasse kohta mitu küsimust järjest panna. Ja selleks ei vajutate siis siit continue, vaid võtate siit alt, et kas te nüüd tahate, et järgmine küsimus oleks valikvastustega küsimus, kas järgmine küsimus oleks avatud küsimus või siis tahate mingisugused oma märkmed siia veel lisada. Nii et selline variant on ka veel võimalik. See panustanud on. Nii, ja proovimegi siis ühe märkme ka veel teha, et mul on siin mõeldud üks selline ülesanne, et ma võtan märkmed, note, kirjutan siia näiteks uuri samal teemal rohkem siit ja nüüd ma tahan, et selle siit sõna taga oleks peidus siis üks veebilink, kus nad saavad rohkem tolmeldajate kohta lugeda. Ja siis ma lähen ja märgistan selle sõna siit ära, siit, vajutan seda add a link pisikest ikoonikest ja sisestan oma pika veebilingi siia ja vajutan OK. Ja võt nüüd on õppijal siis see siit klikitav hiljem selles videos,
see avaneb talle uues aknase ja ta saab minna ja lihtsalt veel uurida mingisugust infot sealt lisaks. Ja nagu te näete, siin on olemas ka lisapilt, saate siia tekitada mingisuguse joonise, skeemi, midagi sellist. Matemaatikaõpetajad saavad lisada siia ka võrrandeid, mingisuguseid selgitusi, et kuidas seda lahenduskäiku siis täpsemalt tegema peaks. Ja sellist asja saab ka audio märkmääna lisada, et ma lihtsalt salvestan oma juttu siis siia sisse. Ja seda ma tahan, et see asetseks 1 minut ja 2 sekundit. Nii et selliselt ta näeks mul praegu välja siis ja panen save. Kaitsetaim. Ja kui kõik on mul valmis, kõik küsimused on lisatud, siis ei olegi muud kui ainult finish ja ongi mul siis oma My Content kaustas tegelikult üks videoülesanne olemas, aga keegi ei saa seda veel hetkel lahendada, sellepärast et ei ole ma nendega veel seda jaganud, ma ei ole seda ülesandeks veel määranud. Nii et nii palju siis sellest, kuidas käib ülesannete loomine ja teile tõestuseks siis vaatame My Content alla. Ja? Mul on siin 3 küsimusega 1 minuti loeng, miks putukad on meile olulised ja video pikkus on siis 1:48. Aga hetkel on ta siin lukuga. See lukumärk tähendab seda, et teised inimesed, kes on praegu Edpuzzle'is, nendele ei näidata seda minu videoülesannet, kuna ma ei ole seda sellisel moel avalikuks teinud, aga oma õppijatele saan ma selle ülesandeks määrata. Nii et see tabalukumärk ei tähenda, et seda ei näe õppijad. Õppijatele saab määrata ja siis nemad näevad seda videot. Aga kui lukumärki ei ole, nagu näiteks siin 2 video puhul, siis need on mul kõigile teistele Edpuzzle'i kasutajatele ka juurde pääsetavad. Ja iga ülesannet, mis te olete siia siis lisanud, kui te sellele uuesti vajutate, avaneb ta teile siia uuesti ja te saate edit nupu alt minna ja seda hiljem muuta, veel mingisuguseid küsimusi juurde lisada, mingisugused vanad küsimused ära kustutada, nii et edit nuppu vajutades on mul võimalik iga küsimuse juurde minna ja siit pliiatsi märgist saan ma kõiki neid küsimusi siis täiendada ja pärast seda vajutan finish. Nii et selliselt käib videoülesande koostamine. Aga nüüd, kui mul on ülesanne valmis, siis ma tahan ju sellega õppeülesandeks määrata. Ja selleks on siis teil vaja kasutada seda nuppu Assign. Ja ma nüüd tegelikult enne, kui me seda Assign hakkame tegema, mis ma veel näitaks teile, võtame ühe sellise video, mis on siis avalik. Et nii nagu ma teile näitasin seda vanamees ja loodusveeb ülesannet, et kui ma selle ülesande lahti siin teen, siis selle ülesande ma olin teinud siis avalikuks, see ei ole privaatne ja kust ma sain nüüd selle lingi, mida inimestega jagada. Need võivad olla õppijad, need võivad olla lapsevanemad, kes iganes, kellelt ei oota otseselt ülesandele päriselt vastamist, vaid kes tahaksid lihtsalt näha teie loodud ülesannet. Neil on võimalik kaasa mõelda, aga nad nende seda lahendamist selle puhul ei peeta arvet, neile ei anta lõppkokkuvõttes mingisuguseid punkte ega tulemusi, aga nad saavad lihtsalt ikkagi seda ülesannet näha ja kaasa teha. Et siis tuleks vajutada Share Preview ja vot siit nüüd, ainult siis, kui ülesanne on avalikuks tehtud, saate te jagada selle lingi ükskõik kellega, selleks, et nad lihtsalt näeksid seda ja siin on ka see manustamiskood selleks, et lisada nüüd see oma videoülesanne näiteks oma veebilehele. Võib-olla meie eelmine virtuaalne töötuba näiteks oli teemal Book Creator, kus te saate e-raamatuid luua ja e-raamatusse näiteks Book Creatoris oleks ka võimalik seda manustamiskoodi kasutades lisada see videoülesanne oma raamatu leheküljele ja õppijad saaksid siis seda ülesannet näha sealt kaudu. Nii et seda saate ainult siis, kui video on tehtud public. Nii, ja võtame siit siis nüüd selle teema, et enne kui me hakkame ülesannet määrama, on meil vaja ka klasse luua. Sest kellele me neid ülesandeid määrame, peab olema kuskil meie klassidest. Ja minul on siin 2 katsetust tehtud, üks on nii-öelda avatud klass ja üks on Classroomiga ühendatud klass. Ja selleks, et klasse siia tekitada, on teil vaja vajutada plussmärki. Ja nüüd ongi 2 varianti. Kas te vajutate siit Create New Class
Või kui te olete Google Classroomi ja Microsoft Teamsi kasutajad ja tahaksite neid keskkondi hakata kasutama oma ülesannete jagamiseks, siis siit tuleks kohe teha see valik Google Classroom, öelda, millise oma Google Classroomi kursusega te seda liita tahaksite ja ongi teil klass loodud. Aga uue klassi loomiseks vajutame siia ja see on siis info, mis te lisama peate. Mingisugune nimi oma klassile, kuidas te ära tunnete, et see on see klass, väike lühikirjeldus, siis mis klassile see mõeldud on, valite siit siis selle vanusegrupi ja ütlete ka sellise õppeaine nimetuse või ainevaldkonna nimetuse, siis kuhu teie klass kuulub. Nii, ja siis vajutate Create Class ja ongi teil siis üks klass siin olemas. Classroomi puhul on nüüd siis selline asi, et kui ma siit siis nüüd vajutaks Google Classroom, siis ta küsibki, näete, minu käest, missugust klassi ma lisada tahan. Võtame näiteks selle seiklusjutude, panen siit täitsa umbes praegu mingisugused valikud, et mis iganes ta mulle siia paneb ja siis panen import classes. Nii, ja nüüd pärast seda on mul veel vaja lisada siia klassi ka õppijad, et ma lõin praegu ainult ühe klassi, mille nimi on seiklusjutude ja kui ma vajutan siit class members, siis ta haarab kaasa kohe mingisugused inimesed, kes juba on selles Classroomi ruumis, aga igaks juhuks tasub vajutada aeg-ajalt näiteks, kui õppijad liituvad hiljem või midagi sellist, et kui te vajutate siia import students, siis ta võtab kõik need õppijad, kes parajasti siis sellel ajahetkel Classroomis on ja toob kõikide nende kasutajad siia. Ja võt, kui te selle sammu ära teete, siis ei ole vaja teie õppijatel minna ja ise endale mingisugust Edpuzzle'i kontot luua, mis nagunii on tegelikult lubatud ainult 13+ vanustele. Nii et kui õppijad on nooremad, siis nad ei tohikski seda kindlasti GDPR-i silmas pidades teha. Nii et selliselt saate omal neid õppijaid siia liita ja kelle jaoks praegu see selgitus oli liiga kiire, siis siin samas slaidi esitluses olen ma toonud välja nii Google Classroomiga liitumise ja kõige lõpus on veel ka MS Teamsiga liitumine, et seda ma hetkel siin teile näitama ei hakka. Ja nüüd, kes märkas, siis kui ma seda klassi lõin, siin oli siis üks koolituse klass, no proovime korra veel, et teen siit niimoodi create new class, siis näete, siin on valik veel selline, et kas te loote klassikalise klassi või te loote avatud klassi. Ja kui te nüüd valite siia avatud klass, siis see on veel eriti lihtne viis, kuidas oma õppijaid siia tegutsema saada. See tähendab seda, et õppijatel ei ole vaja mitte mingisugust e-maili aadressi, mitte mingisugust kontot, vaid teie lihtsalt jagate nendega mingisugust konkreetset koodi, mis tekib. Näete, siin on mul siis see koolitus on mul selline open class. Ja kui ma siia lähen ja võtan siit ülevalt 3 täppi, ja vajutan invite students, kutsuge õppijaid siia, siis nüüd ilmub ekraanile selline lühikood, selline sõna. Ja kui ma selle siit võtan ja lähen nüüd sellisesse aknasse, kus õppija näiteks siis võiks minna, et kui te tahate, et õppija liituks teie avatud klassiruumiga, siis te vajutate siit ülevalt open class. Ja see on nüüd koht, kuhu õppija sisestab siis selle sõna, mis mul oli siis siin praegu Larokle, nii-öelda katsetusklass ja vajutan find class. Ja nüüd on õppijal vaja siia sisestada nii, nagu te kokku lepite. Kas ta paneb siia oma eesnime, kas ta paneb siia mingisuguse hüüdnime, mis teie olete talle andnud, et selle üle otsustate teie ise, mil moel ta siia sisse tuleb, aga ta paneb siia näiteks nimeks mina ja join open class. Ja ta saab nüüd, pääseb ligi siis nendele ülesannetele, mis on siis tal tegemata ja ka nendele ülesannetele, mis ta on minevikus juba siit kaudu siis ära teinud. Nii et tal ei ole mitte mingisugust tegelikult kontot otseselt vaja, kui ta läheb siis sinna teie selle ette antud lingi kaudu. Võite ka siit terve selle lingi võtta ja siis ta saab kohe klikkides õigesse kohta jõuda. Nii et see on veel üks tore asi ja seda minu meelest ka ei olnud seda võimalust enne 2021. aastat, et sai ainult niimoodi kontoga neid õppijaid siia ligi lasta.
Ja kui, mis te siit veel nägite, et selle 3 täpi alt, kui teil on klass loodud, siis on võimalik siit seda klassi ka muuta. Seda klassi saate ühel hetkel lukku panna, kui te ei taha, et siia enam ühtegi õppijat lisanduks. Te saate selle arhiveerida ja saate selle siis täiesti ära kustutada. Ja vaatame korra siia edit class alla, et siin on üks tähtis koht. Siin muide, kui see kood läheb levima, eks ole, ja siia hakkavad teil liituma mingisugused sellised inimesed, kes ei peaks seal olema, et siis on teil võimalik ka täiesti uus kood genereerida, et praegu näiteks mina avalikustasin selle koodi siin nüüd tulevikus YouTube'is kõik, kes seda videot vaatavad, et siis ma muudan kindlasti selle koodi lõpuks ära. Aga mis ma siis siin kindlasti veel eraldi välja tooks, on see, et näete siin, kus on kõige all üks viimane kastike. Let Edpuzzle generate students nicknames. Siia ette ma siis ei soovita teil linnukest teha, kui te tahate, et õppija peaks ise sisestama oma nime. Kui te siia linnukese teete, siis see tähendab seda, et õppijal nime sisestada ei paluta, vaid talle genereeritakse, täiesti suvaline 2-sõnaline nimi, aga teie ei tea siis, kes on selle nime taga. Nii et saab nagu anonüümsena neid ülesandeid teha, aga teil ei ole siis pärast võib-olla andmetega midagi peale hakata, kuna te ei tea, kes seal taga siis päriselt on. Nii et sellisel moel on teil esmalt vaja, et kindlasti oleks klass loodud ja siis saame hakata ülesandeid looma. Nii, ja võtan siis uuesti nüüd meil on klass loodud. Ja tahan siis selle määrata õppijatele ülesandeks, vajutan assign ja nüüd ma peangi talle ütlema siis, millisesse oma klassidest ma selle ülesande lisada tahan. Et näiteks tahan selle siia koolituse juurde lisada ja siit ma saan siis valida, millal see ülesanne avalikuks läheb õppijatele, klikite, valite selle kuupäeva ja mis on selle ülesande tähtaeg. Ei pea seda tähtaega valima, kui tahate anda suurema võimaluse siis tegutsemiseks. Ja nüüd 2 olulist nuppu on siin veel. Mismoodi saab vältida seda, et õppijad lihtsalt ei vaataks seda videot ära nii, et nad tegelikult ei keskendu ja tegelikult ei mõtle kaasa ja ei ole kaasatud, et siis te saate sisse lülitada selle prevent skipping, mis tähendab, et nad ei saa videos edasi liikuda kiiremini kui selle video liikumiskiirus. Et nad ei saa hüpata näiteks 5. minuti peale, sest nad ei jaksa esimest 2 minutit vaadata, nii et see tuleks kindlasti siis sisse lülitada. Ja kui video on ingliskeelne näiteks ja seal all on YouTube'is olemas ka tiitrid, et saab nii-öelda need subtiitrid jooksma panna, et ingliskeelne tekst, mis on videos kasutusel, jookseks ka video alla, siis saate ka selle sisse lülitada ja võimaldada neil sellist abi. Ja kui see nüüd oleks üks Classroomi kursus, kuhu ma selle video lisan, näiteks kui ma võtan siit selle Classroomi katsetuse, siis tekib siia ka nupp, et postita see sama ülesanne ka minu Google Classroomi. Ja võt siis tuleks see sisse lülitada. Siis läheb automaatselt, ilma et teie peaksite nüüd eraldi veel Classroomi minema seda ülesannet sisestama, see ülesanne läheb sellele konkreetsele Google Classroomi koolitusele ka tegemiseks, et ma praegu siis katsetuseks näitan seda. Nii, ja nüüd panen assign ja ongi mul ülesanne õppijatele määratud. Ja nüüd lähen mina õppijana, ma olen siia õppija akna ka lahti teinud, aga ma panen selle Edpuzzle'i siit kinni, et ei tekiks mingisugust vastuolu. Nii, ja vaatame siis uuendusi ja Piret on pannud õppijatele uue ülesande, 1 minuti loeng. Nii, ja nüüd mina õppijana klikin nüüd sellel ülesandel, ma olen Classroomi sisse logitud ja üks selline koht on siin, nüüd tuli jah, üks koht on siin, et kui ma nüüd siis, ta juba lubab mul hakata tegutsema, jah? Et vahel võib olla selline lugu, et kui te esimest korda lähete, siis ta nõuab teilt ka sinna Edpuzzle'isse sisenemist selle sama oma kooli Google'i lingiga ja kui nüüd siin üleval peaks olema aadressi ribal selle silma peale joon tõmmatud, siis see tähendab, et te olete keelanud nende hüpikakende ilmumise ja see tuleks siis korraks sisse lülitada selleks, et nad saaksid vajutada Google'i sellele
lingile selleks, et nad pääseksid sinna ligi. Et ma lootsin, et ta näitab teile praegu seda ka, kuna ma ennem tegin selle läbi ja lootsin, et te näete seda, mis ma selleks tegema pean, aga see nipp on siis siin ja et kui ei pääse, ei ole võimalik sign in with Google Classroom, et siis on siin ilmselt silma peale joon tõmmatud ja tuleb see siit eemaldada. Nii, ja siis ma saan tegutsema hakata, vastata ja nüüd vaatame siis korraga seda, et kuhu õpetajale siis lähevad nüüd need tulemused, et ma praegu seda ei näita, kus ülesanded ei ole lahendatud, aga vaatame mõnda vana ülesannet, et näiteks mul oli siin üks ülesanne digisisu loomine ja kui ma selle siis nüüd avan, siis on mul siin võimalik näha 2 tüüpi andmeid. Ma saan näha oma üksikõppijate andmeid, näiteks avan selle mina vastused, ma näen ära, mis ta lõpptulemus on, mitu protsenti ta videost kenasti ära vaatas, mitu küsimust vastas, ma näen tema neid suuliseid vastuseid, saan siin kuulata, saan need märkida õigeks, et kas teen linnukese ja siis panen siit need automaatselt 100 punkti sellele või siis kui on pool vastust õige, siis mul on võimalik ka siia lahtrisse tegelikult kirjutada näiteks 50 ja siis ta arvestab ainult pooled nendest 100 punktist õppijale. Ja mul on veel võimalik ka õpetajana sisestada siia kommentaare, näiteks tagasisideks mõne vastuse eest. Näiteks siia ma olengi lisanud ühe kommentaari, et soovitan sul liituda järgmisel aastal selle teemalise huviringiga näiteks, kuna siin oli õppija soov arvutimänge tahaks õppida looma. Nii et kui on vastus vale, siis vajutate seda ristikest siin. Vastuseid peate ise õigeks või valeks lugema ainult siis, kui olete kasutanud avatud vastuseid. Et kui on nii-öelda valikvastustega küsimus, siis selle ta automaatselt hindab ise ära, aga kui ei ole, siis on vaja tulla siia ja ise need asjad nii-öelda paika panna. Ja see on siis iga õppija vaade ja kui ma lähen veel küsimuste kaupa, questions, siis ma võin võtta ühe küsimuse, näiteks esimese küsimuse ja vaadata erinevate õppijate vastuseid siin alla ja kui palju on eksitud näiteks ühe või teise küsimusega ja võib-olla siis teen sellest omad järeldused, mida ma peaksin veel lisaks õpetama. Nii et niimoodi saate siis neid tulemusi siia lisada. Ja mis puutub nüüd Google Classroomiga ühendusse, et kui te olete selle ühenduse loonud, siis õppijale läheb tema tulemus automaatselt ka Classroomi. Te ei pea minema sinna veel eraldi siis neid punkte lisama, vaid need kantakse automaatselt Classroomi üle. Nii, ja nüüd oli mul siin veel natukene sellist juttu ka mõeldud, et ma olen siit päris palju slaide juba läbi käinud, saate siis hiljem tagantjärgi ka neid veel vaadata, aga räägime veel põgusalt ka sellest, et kuidas üldse seda rakendust klassiruumis kasutada, kui me mõtleme erinevatele meetoditele. Et üks asi siis, üks meetod, millega see keskkond väga hästi haakub, on ümberpööratud klassiruum, millest ma usun, et olete kõik varasemalt kuulnud, et inglise keeles öeldakse selle kohta flipped classroom ja selle põhimõte on siis selline, et videot, seda õppeülesannet lahendab õppija kodus ja nii-öelda traditsiooniline kodutöö, see oleks siis, mis me tavaliselt õppijatele anname mingisuguseid töövihiku harjutusi või lisaülesandeid veel teha, et siis sellist asja tehakse hoopiski klassiruumis. Nii et sellisel moel saaksite te võib-olla oma töö ümber korraldada, et enne tundi tulekut palute siis selle ülesande ära lahendada, et ta vaatab oma videot ja vastab küsimustele. Te saate enne tundi juba teada, mis on nii-öelda keerulisemad kohad, mida tuleks rohkem rõhutada seal ainetunnis ja siis tunnis hakkate nüüd sellele videole tuginedes tegema erinevaid harjutusi ja ülesandeid. Teine võimalus, kuidas seda Edpuzzle'it kasutada, on, kui te organiseerite oma töö klassis keskustena. Et inglisekeelne mõiste oleks siis station rotation. Et kui te seda olete kuulnud, siis see tähendab seda, et te tekitate oma klassiruumis näiteks 3 või 4 erinevat keskust. Õppijad peavad kõik need keskused läbima ja näiteks ühes nendest keskustest ongi tal vaja kasutada siis seda videoülesannet, aga järgmistes keskustes toimub midagi muud ja kõik õppijad peavad tunni jooksul siis kõik keskused läbi käima ja niimoodi siis uusi teadmisi omandama ja kinnistama. Sellele kolmandale ma ei osanud eestikeelset sõna välja mõelda, aga kes on kuulnud eesti keeles mosaiik lugemisest,
et siis võite mõelda selle Jigsaw flipi puhul, et nagu mosaiik vaatamine. Ja see tähendab seda, et te näiteks annate erinevatele gruppidele õppijatele erineva videoülesande. Nemad vaatavad ainult oma ülesannet oma grupiga, arutlevad läbi, mida nad sellest videost teada said ja kõik grupid tegutsevad selliselt. Ja nüüd te pärast seda moodustate uued grupid, kus iga liige pärineb siis erinevast eelmisest grupist ja siis nad koostöös peavad nende 3 või 4 video puhul siis üksteisele selle teema selgeks tegema, et mida nemad siis oma videost teada said. Et see on ka selline omamoodi kaaslaste õpetamine ja me teame, et teiste õpetamise teel me õpime ise ka kõige rohkem. Ja projektõppe, see haakuks siis nüüd õppijate erinevate projektidega, mis siin keskkonnas võimalik teha on. Ja live mode on ka veel üks variant, mis siin keskkonnas teha on võimalik. Te saate võtta ükskõik millise videoülesande. Te saate seda sama, kui te olete Kahooti klassiruumis kasutanud, siis selle põhimõte on sarnane, et õpetaja näitab oma ekraanilt näiteks kogu klassile videot, aga õppijad peavad oma seadmetega minema siis sinna Edpuzzle'i keskkonda ja õpetaja kontrollib ülesande läbimise tempot, aga õppijad vastavad siis küsimustele oma seadmest. Ja hiljem, kui ülesanne on läbi, siis nad saavad ka ülesandele iseseisvalt ligi ja kiire näide siis sellest, et kui ma võtan selle sama ülesande, mis ma õppijatele Classroomi lisasin ja läheksin ja vajutaksin siit nüüd lihtsalt live mode, siis siin on siis kogu see jutt juures, et kuidas moodi see toimib ja siis ma vajutan start live mode, õppijad lähevad sellele lingile, mina näen, kes on sellele lingile saabunud, need nimed ilmuvad siia ja kui kõik on olemas, nii nagu Kahootis ja Quizises ja kus iganes, siis ma vajutan veel siit start ja saame hakata koos videot vaatama, aga iga laps vastab siis omaette. Nii et selline hea viis ka. Ja mis asjad on siis need õppijate projektid, mis haakuvad siis projektõppe meetodiga, et siin peab siis nüüd meeles pidama seda, et kui te loote avatud klassi, sellise, kuhu õppija ei liitu mingi meiliaadressiga ega Google Classroomi kontoga, et siis sellisel juhul õppijate projekte kasutada ei saa. Need on saadaval ainult nendele Classic klassidele ja neile, kes on siis Classroomiga või MS Teamsiga liitunud. Ja siin saan mina õpetajana minna ja lähme siit siis välja. Mina õpetajana lähen nüüd ja valin siit Add Content nupust hoopiski Student Project. Ma pean sisestama siia 3 erinevat asja. Pean panema oma projektile mingisuguse nime näiteks, mis on projekti eesmärk, siis andma sellised täpsemad juhised, mismoodi õpilane toimetama peab ja mina saan veel otsustada ka seda, et kas õppija peab kasutama enda loodud videot ainult, ta peab selle üles laadima siia või ma luban tal ka YouTube'i videot kasutada, et siis määrate linnukese, mõlemad võivad ka olla, see tähendab, te lubate mõlemate ja kui ma siis siia need asjad ära, ma panen praegu hästi kiiresti lihtsalt, et ei hakka aega viitma, et panen kriipsud ja nüüd vajutan Save and Assign. Ja nüüd ma saan selle video ülesande talle ka määrata õppeülesandeks. Ja siin selle tegelasega Amuuri tiigriga olen ma seda varasemalt teinud, et siis see ilmub talle YouTube'i ülesannete alla täpselt nagu kõik teised ülesanded. Näiteks siin on siis minu video ülesanne. Ja ma olen öelnud, et loo oma kaasõppurutele üks video ülesanne, mis hakkub mõne õpitava aine kursusega sellel õppeaastal. Sobib video otsi YouTube'ist või laadi üles oma seadmest, kui pikk see video võiks olla ja mitu küsimust ta võiks oma video ülesandesse siis lisada. Ja täpselt samal lingil vajutades on tal võimalik minna sinna keskkonda ja hakatagi oma video ülesannet tegema, nii nagu teie seda tegite. Nii et see on minu meelest üks suurepärane võimalus ka õppijad panna siis teistele õppijatele õppeülesandeid looma ja siis teie lihtsalt otsustate, mis on selle video sisu ja mis teemale see siis vastama peaks. Nii et selline tore asi veel. Ja kui õppijad on nüüd need projektid sinna ära teinud, esitanud need õpetajale, siis õpetaja saab iga õppija videoga endale salvestada sinna My Content kausta.
ja siis näiteks määrata selle teistele õppijatele jällegi ülesandeks. Sest õppijate videod, mis on ka veel oluline teada, neid ei ole võimalik hiljem avalikuks teha. Et see on õppijate kaitsmiseks, et need ei lähe siis levima selliselt avalikult, et kelle tehtud ja kui palju vigu või mis iganes probleeme seal videos näiteks sees võib olla. Nii, ja lõpetuseks, mis ma veel siit välja tuua tahtsin, siia panin ma mõned ideed näiteks projektideks, mis võib õppijatele ülesandeks anda. Võib-olla nad peavad teistele mingisugust matemaatika ülesannet selgitama, samamoodi saavad teha siis ekraanisalvestuse, võib-olla teevad video mingisugusest eksperimendist või neid ideid kindlasti leiate oma õppeainega haakuvalt erinevaid. Aga mida ma rõhutada tahaks, on see, et teie videoülesande kvaliteet sõltubki hästi palju sellest loomulikult, missuguse video te leiate ja milline on teie enda küsimuste kvaliteet, aga kindlasti tasub mõelda ka nendele ülesannetele, mis te õppijatele annate enne ja pärast video vaatamist. Et näiteks mina olen oma õppijatega varasemalt siis vasakule poole, ma panin mõned mõtted siis, mida saab teha enne, kui nad hakkavad ühte videot vaatama näiteks klassiruumis, et nad peavad võib-olla selle sisu ennustama pealkirja või märksõnade järgi või teen neile sellise diagrammi, et ühes tulbas on, et mida ma juba tean sellel teemal ja mida ma tahaksin teada ja siis pärast videot näiteks veel, et mida ma sain teada, mida ma enne ei teadnud, et ka sellisel moel saan ma nagu rohkem panna neid selle video sisu peale mõtlema. Või ma teen ennem lihtsalt ühe ajurünnaku sellest, et mida nad juba teavad, et saame niimoodi üle klassi tööna seda teha. Või mõtleme välja koos küsimusi, millele me otsime vastust, me loodame, et video vastab nendele küsimustele. Või siis koostan neile mõned õiged ja valed väited, et jällegi videos saame teada siis, et milline neist oli õige ja milline vale. Ja pärast videot ei tasu ka nagu jätta seda lihtsalt, et vaatasime ära ja vastasite oma küsimustele, vaid nüüd võiks ka ikkagi midagi toimuda, kas siis pärast klassiruumis, kui me kohtume õppijatega, et hakkame siis seda teooriat rakendama seal praktikas või me koostame ka koos mingisuguse mõttekaardi, näiteks üritame olulise välja tuua, mingeid seoseid leida või proovime mingisuguse kokkuvõtte kirjutada või ümber jutustada selle video sisu või ükskõik missugune arutelu, mis puudutab seda videot või siis ka mingisugune loominguline ülesanne, mis on seotud videos nähtuga. Et ma arvan, et sellisel moel tegutsedes on sellel video vaatamisel ka suurem väärtus ja siis ta ei ole lihtsalt selline lihtsalt ära tegemiseks, et ma pean nüüd 5 küsimusele vastama ja see on kõik, et natuke rohkem siis oleks seda mõtlemist ja meenutamist. Ja lisamärkustena veel lõpetuseks nii palju, et hästi oluline on pöörata tähelepanu video pikkusele. Et kõik me oleme kuulnud seda, et lühem on selles mõttes parem ja kui teil on mõte, et kas panna õppijatele üks video või teha sellest ühest mitu, et siis alati valige pigem see mitu lühikest videot. Et siis saab õppija ka vahepeal pause teha ja siis edasi tegutseda. Ja kui mul oleks nooremad õppijad, sellised algklassid või 4.–5. klass seal, et siis ma pigem vist eelistaksin valikvastustega küsimusi, aga vanemate õppijate puhul juba avatud küsimusi, kus nad peavad ise rohkem põhjendama ja selgitama ja pikemaid vastuseid andma. Ja väikestega muidugi, kui nendel kirjutamine on raske ja tahate ka avatud küsimusi kasutada, et siis ma vist valiksin pigem selle audiovastuse võimaluse, et ta saab oma vastuse sisse lugeda. Ja kes esimest korda hakkab Edpuzzle'it õppijatega kasutama, kindlasti tehke esimene katsetus klassiruumis läbi, et nad saaksid selle praktiliselt läbi proovida. Katsetage näiteks seda sama live mode'i nendega, et siis nad näevad, mis nende ekraanil juhtub, kui nad vastavad ja toogegi välja see sama asi, et kas see on siis nii-öelda, kas vaja on äppi näiteks, kui nad on oma telefonis või on nad veebibrauseri kaudu siis oma sülearvutis, et siis see väljanägemine on hoopis teistsugune. Siis saab katsetada kõike seda, et kuidas annab videot pausile panna, kuidas see heli salvestamine täpsemalt käib ja kuidas mõnda osa, kuna videos on võimalik kõiki neid osi uuesti vaadata, korduvalt vaadata, kui vastata ei oska, et siis selline võimalus on seal ka olemas.
Ja üks asi, mis ma ennem unustasin teile ütlemata, et millega veel Edpuzzle natuke väldib seda, et õppija luuslanki ei lööks, vaid et ta päriselt oleks nagu kaasatud ja mõtleks kaasa. Nendel on ka selline asi, et kui õppija hüppab sellest aknast ära, läheb näiteks teisele vahelehele Chrome'i brauserise või avab mingisuguse teise rakenduse, hakkab näiteks arvutimängu mängima teises aknas, et siis video momentaalselt läheb pausi peale, et ta ei saa edasi liikuda. Nii et ta ei saa nagu sellel ajal tegeleda muude asjadega, vaid ta peab reaalselt videot vaatama. Et see on ka väike abimees siis lisaks skip preventing võimalusele. Ja siin on teile siis lisamaterjale, kes soovib veel leida erinevaid videoõpetusi või neid täiendkoolitusi, mida ma mainisin, need on küll ingliskeelsed. Siit te saate selle Chrome'i laiendi otse kohe kiiresti, et te leiaksite ja endale saaksite siis lisada. Ja siin on siis see minu referral kood ehk viitamiskood, kes pole veel kontot loonud ja tahaks ka lisaks 20 videole endale lisavideoid saada. Ja kõige lõpus mul on siis pandud nendele, kes MS Teamsi kasutavad, saate siit veel abi seoses sellega, kuidas ühendust teha. Ja tänased slaidid, ütlen siis ka kiirelt ära, leiate sellise lühilingi tagant nagu bit.ly /, nipitiri, sidekriips ja Edpuzzle. Ja siis on teile kõik slaidid juurde pääsetavad ja võite neid kasutada. Ma kasutasin selleks Edpuzzle'i enda välja lubatud koolitusteks sellist slaidi põhja, kuhu ma siis lisasin enda sisu ja tegin eestikeelseks, ingliskeelse sisu. Nii et need videod tegelikult, mis te siin sees nägite, olid ikkagi Edpuzzle'i loodud. Nii, aga hüppan siis tagasi siia slaidi juurde, kus on küsimuste sessioon ja ma näen, et ma olen siit nüüd kiirelt läbi põrutanud nendest slaididest ja nendest tegevustest, mis siin võimalik teha on, et kui nüüd kellelgi on veel mingisuguseid täpsustavaid küsimusi, siis olete teretulnud neid esitama ja Kerli võib-olla saab mulle öelda, kas juba on jooksvalt mingeid küsimusi tulnud. Ja mõned üksikud tulid, aga täna on meil kuidagi vähem küsimusi kui tavaliselt. Aga siis alguses on kommenteeritud natukene neid, sa küsisid, et kes veel mida just. Et siin on toodud välja see Tallinna Ülikooli 1 minuti loengud, ma olen ka kuulnud, et seda väga kiidetakse. Siis avalik esinemine.ee ja väga hea. 1 minuti loengud nii tundides kui ka üritustel ja siis on tagasiside kooli e-külalistunnid on ka välja toodud, et väga head on. Väga hea, no see avalik esinemine oli minu jaoks selline praegu hea leid, et ma olen sellest kuulnud, aga ma ei ole seal lehel vaatamas käinud ega selles kanalis vaatamas käinud ja et mis neil seal saadaval on, nii et aitäh, kes selle sinna lisas. Ja siis on küsimused, et küsitud siis, kui sa seal päris alguses, kui sa neid seal võimalusi näitasid, kas vastuste kast on vaja panna, vaata seal, kus sa tegid seda video osa, et kuidas see küsimus küsida seal videos vahepeal. Et siis oli küsimus, kas vastuste kast on ka vaja panna. Ma loodan, et sa tead, mida Ei, see tuleb automaatselt, et kui küsimus on selles, et ma hakkan nüüd ühte video ülesannet, eks ole, looma ja kui ma siit siis vajutan edit, näete ka juba määratud ülesannet, õppijatele määratud ülesannet on võimalik ka muuta, et see väike teadaanne jäi ka mainimata, aga põhimõtteliselt mina ei tee siin otseselt midagi muud, kui lisan lihtsalt küsimuse ja siit ma saan nüüd minna ka pliiatsist seda küsimust muutma. Kõik need kastid tekivad iseenesest, et kui ma õigesti küsimusest aru saan. Vastuse kastid tulevad iseenesest sinna, et seal ei pea midagi looma ega disainima eraldi. Ja siis on küsitud piirangute kohta veel, et millised piirangud on eduversiooni kasutamisel, et ruumide arvaga, et mis veel? Ma ei tea, et siin oleks muid piiranguid peale selle 20 video, eks ole, mida ma ütlesin, et saab siis juurde tekitada vajadusel, aga klasside piirangut ma ei tea, et kui on edukonto ikkagi koolil olemas ja te olete juba
nii-öelda Classroomi või MS Teamsi kasutajad, et siis te saate kõik need klassid üle tuua ja kõikide nende õppijatega tegutseda. Et põhiline nii-öelda tasu osa ongi seotud sellega, et kui palju te neid videoid luua saate, et kui ma siit korra hüppame siia Edpuzzle'i lehele, äkki vaatame, kas siin on see pricing osa ka toodud. Et tavaliselt siin ta ei taha mulle nüüd jälle lihtsalt seda veebilehte anda. Ta ikka arvab, et ma olen sisse logitud, jah, et siis ma ei saa praegu teile seda näidata, aga ma usun, et igal veebilehel, kui te vajutate pricing, siis te näete ära, et mis variandid sealt veel juurde tulevad, et mitu videot siis näiteks tasulise kontoga endale riiulisse saab ja nii edasi, et uurige sealt veebilehelt siis lisaks. Aga jah, muid ma ei ole märganud ise nüüd siin tegutsedes, et oleks olnud mingid selliseid teateid veel, et seda sa saad ainult siis, kui, et sellist varianti ei ole ma märganud. Siis on küsitud veel, kui Classroomi ei kasuta, vaid teen video avatud klassile, kas siis näeb ka õpilane enda tulemusi, kus ja kuidas? Vot sellega on nüüd nii, et kui ta siis läheb sinna sisse täpselt selle sama nimega, mida ta eelnevalt kasutas, eks ole, et neid ülesandeid teha, kui ta läheb uuesti sinna Open Classi, lisab selle õpetaja, nagu mul oli see Larokle, eks ole, ja lisab oma nime, et siis ta peaks nägema seda oma eelmist saavutust sealt küll. Ja äppis on samamoodi, et kui ta äppi kaudu teete neid ülesandeid, siis järgmisel korral on teil ka sealt näha siis oma tulemused. Aga kui te lihtsalt annate õppijatele sellise, kus ma ütlesin, et ei ole tuvastatav, et kes on kes, et siis ei ole võimalik tal vaadata, et kuidas tal läks. Et siin mäletate, oli see 2 varianti, et kas ma teen linnukese, et ma lasen keskkonnale endale õppijatele mingid nimed mõelda või siis õppija läheb ja paneb ise mingisuguse nime, et siis need on 2 erinevat lähenemist. Aga ka avatud klassis, ma võin siit korra näidata, et see sama oligi mul avatud klass, kus oli siis see digisisu loomine ülesanne, see sama mina käis seda ülesannet seal tegemas ja tema tulemused ongi mulle siin niimoodi siis õpetajana näha ja ta ise samamoodi, kui ta läheb sinna lehele, näeb neid tulemusi siis. Et ta jätab ilmselt meelde selle, kui te sellest arvutist läksite sinna, et siis ta jätab meelde, et sellelt veebilehelt mindi siis seda ülesannet tegema. Et päris nii ei ole, et te nüüd oma koju lähete ja siis proovite selle minaga siseneda, et need on ilmselt siin meeldejätmisega seotud, et ta teab, et see olite teie, kes seal käis. Sest muidu võiks me ju näha ka teiste õppijate tulemusi, eks ole, et ma lähen mõne teise lapse nimega sisse ja vaatan, mis tal tulemuseks tuli. Ja siis viimane küsimus on, et kas avatud ülesande puhul on vastajate arv piiratud? Ei, siiani selles mõttes ma ei ole väga paljude õppijatega seda kasutanud, eks ole, et ma olen ise lihtsalt katsetanud, et siis ta ei ole mulle midagi öelnud ja ka kõik need infomaterjalid, mis ma siin läbi olen lugenud, ei ole mulle näidanud, et oleks siin mingisugust piirangut. Et nii palju, kui teil klassis neid lubatud neid õppijaid on, et ilmselt nii palju ta siis ka võimaldab. Ja avatud puhul, ma ütlen, ma ei ole leidnud, aga ma pead ei anna ka, et ei ole kuskil mingi 100 järel näiteks mingisugust piiri ette ei tuleks, aga ma arvan, et ta alla 100 kindlasti ei ole, et nii palju ta ikka saab. Rohkem küsimusi ei ole. Nii et suur tänu sulle, Piret. Ja ma võib-olla seda siit, kes jõuab siia lisamaterjalide alla, et kui te lähete siit veel, siin on selline abikeskus, see tähendab ingliskeelsed sellised õppematerjalid, abimaterjalid, mis vastavad kõigile teie küsimustele, et ma arvan, et kõigile neile saab vastused ka siit, kes inglise keelt mõistavad, et ma usun, et sellised detailid on seal ka kirjas, aga mulle silma ei hakanud, muidu ma oleks selle välja toonud, need piirangud. Et aitäh minu poolt, ma loodan, et teil on julgust minna ja seda keskkonda siis katsetama hakata ja katsetage nii ise videoülesande loomist, kui andke ka õppijatele võimalus seda teha, et siis ma arvan,
saate neid uusi kogemusi juurde ja nagu ma ütlesin, esimene kord läheb niikuinii aia taha, et see on täitsa tavaline, et siis harjutamine, nagu me teame, teeb meistriks ja küll ta siis tulema hakkab ja kui see õppijatel see harjumus ka tekib, et nad teavadki, et niimoodi tehakse tööd, et ennem vaatan video ära ja siis mul on tunnis võimalik praktilisi ülesandeid lahendada, mitte et ma lähen koju ja ma olen kõik ära unustanud ja ma ei oska ühtegi ülesannet lahendada, et siis minu eelistus oleks pigem niimoodi õppijana tegutseda, et ma teen ise ka natuke eeltööd ja nüüd klassiruumis saab õpetaja mulle rohkem aega pühendada, et aidata neid ülesandeid lahendada. Et aitäh kõigile ja videot näete siis järelvaatamises ka. Just, kõigile tuleb otse postkasti ka salvestuse link ja keda veebiseminarid üldiselt huvitavad, et siis järgmine nädal, 23. novembril on tulemas juhtimise või on see järgmine nädal ikka või? See on vist ülejärgmine juba. Et on tulemas juhtimise kunsti teemal tunnustav ja koostööd loov juhtimiskultuur. 24. novembril on tulemas digitaalsed õppematerjalid ja autoriõigused. Ma panen teile järgmised veebiseminarid, mis tulemas on ka meili koos selle salvestusega. Aga et siis virtuaalsete töötubade koha pealt sellel aastal me lõpetame Piretiga, aga järgmine aasta loodetavasti ikka jätkame. Nii et paar teemat kindlasti poolaastas võtame põhjalikumalt ette. Nii et suur tänu kõikidele ja ilusat õhtut!